Kus on tuleviku Eestis hea elada, krattidest, suitsusaunast ja õnnest. Ja millest see arutelu siis hakkab rääkima? Sel kevadel või õigemini juba juunikuus ilmus siis värske Eesti inimarengu aruanne, mille pealkiri oli seekord linnastunud ühiskonna ruumilised valikud. Ja see inimarengu aruanne tegeles siis Eesti asustusstruktuuri ja ruumistruktuuri muutuste vaatlemisega viimase 30 aasta jooksul. Ehk siis seda, kas ja kuidas inimesed oma elukohta on viimase 30 aasta jooksul vahetunud, kus nad soovivad, et nende kodu on, milline on nende suhe looduskeskkonnaga, milliseks on muutunud avalik ruum nende ümber ja milline on ka meie aruteluruum ja sealsed muutused. Ja üks osa sellest Eesti inimarengu aruandest tegeles ka siis tulevikuga ja selle osa eesmärk oli vaadata, milliseks muutub siis Eesti järgmise 30 aasta jooksul, aastaks 2050. Et kas need praegused trendid jätkuvad, kas me kõik kolime linnadesse või ühte suurde linna või jätkub elu nii linnas kui maal ja millisel kujul. Ja neid 4 stsenaariumi olemegi siis palunud siia natuke laiemalt avama siis 4 esindajat, kes täna võtavad omale siis igaüks ühe stsenaariumi rolli. Meil on siin Keit Pentus-Rosimannus, Riigikogu liige. Siis meil on Mark Krimiliht, Saaremaa valla arhitekt. Tere. Taavi Tamkivi, startup ettevõtja ja looduslähedane maailmakodanik. Tere. Ja Kadri Leetmaa, kes on Tartu Ülikooli inimgeograaf. Tere. Ja mina olen Kristi Krišakov, Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia lektor. Ja ühtlasi siis nende 4 stsenaariumi autor, kui nii võib öelda. Ja nüüd enne, kui ma annan sõna veel siis iga stsenaariumi tutvustamiseks igale osalejale, siis natuke ka sellest, mis need stsenaariumid on. Väga lühidalt, mitte temaatiliselt, vaid miks neid stsenaariumid üldse vaja on lisaks sellele, et tulevikku mõtestada, siis muidugi meil on väga palju teaduspõhiseid variante, kvantitatiivseid meetodeid tuleviku prognoosimiseks. Need ongi prognoosid, aga meil tegelikult ei ole kunagi piisavalt teadmisi selleks, et konkreetselt ennustada, mis 30 aasta pärast täpselt juhtub. Meil on võimalik ainult pikendada oma praegusi teadmisi ja natukene mõelda erinevate tulevike üle. Niisiis ka täna seda arutelu kuulates see mõte nende stsenaariumite puhul on just nimelt mõelda erinevate tulevike üle ühtsetes raamides, mõelda, kas ja kuhu me tahame välja jõuda ja kas me oleme sellel ühel meelel. Niisiis mitte nii väga tulevikku ennustada, aga just nimelt võib-olla siis proovida kokku leppida nendes suundades, kuhu me lõpuks tahame välja jõuda. Aga nüüd ma annan siis sõna iga stsenaariumi tutvustamiseks ja esimesena siis Keit, sõna on sinul. Aitäh. Ma ütlen kohe ära, et need stsenaariumite jaotused ei ole mitte läinud selle järgi, et kes endale on lemmik stsenaariumi valinud ja seetõttu tutvustab, vaid need on võib-olla isegi nagu teatud väljakutsed tutvustada stsenaariumid, mida ilmtingimata ise kõige paremaks ei pea. Aga kõigepealt sellest inimarengu aruandest 40 inimest, 40 eksperti tegi seda aruannet ja see on üks väga suur ja tänuväärne töö. Kui siin on keegi, kes ei ole seda inimarengu aruannet lugenud, siis ma väga soovitan seda pärast arutelu lõppu teha. See on kindlasti silmaringi avardav lugemine. Ja tuleviku stsenaariumitest see stsenaarium, mida mina teile täna tutvustan, on siis sisuliselt linnade stsenaarium või vabatahtlikult linnadesse surutud Eesti stsenaarium. Ja enne kui päris selle konkreetse stsenaariumi juurde minna, ma arvan, et on mõistlik korraks vaadata väga lühidalt sellist laiemat trendi ja laiemat pilti maailmas, sest et see linnadesse surumine või linnadesse liikumine ju ei ole kuidagi ei Eesti ega siinse maailmanurga mingi eripära. Et tervikuna maailmas praegu on iga teine inimene, kes linnas elab. Ja arvatakse, et sajandi keskpaigaks on umbes 5 miljardit inimest linnades elamas üle maailma kokku.
Ja üleüldine trend on see, et juurde tuleb just nimelt selliseid väga suuri linnu, et praeguseks ja ütleme, kui me mõtleme siin 10-20 aastat ette, siis prognoosi järgi saab maailmas olema 53 megalinna, mis on siis linnad, kus elab üle 10 miljoni inimese. Ja nendest omakorda suur osa saab asuma nendes piirkondades, kus kliima muutub väga kiiresti, väga drastiliselt ja mis praegu on sisuliselt arenguriigid. Et sellistes kaunis keerulistes piirkondades. No Eesti seis nii drastiline ei ole, ses mõttes, kui me räägime linnade suuruse mõttes. Et meil praegu elab linnades küll rohkem kui iga teine, 69% inimestest elab kas siis linnas või linnapiirkonnas. Kokku pisut üle 900 000 inimese elab Eestis, on valinud siis oma elukohaks linna. Nii et kui see sissejuhatuses sai öeldud, et need prognoosid muuhulgas siis vaatavad, kuidas inimesed tahaksid oma elu kujundada, siis tuleb öelda, et sel sajandil muuhulgas on jätkunud inimeste soovi järgi väga kiire linnadesse kolimine. Sel sajandil on 55 000 inimest juurde läinud erinevatesse linnalistesse piirkondadesse elama. Ja puhtalt nagu ruumi mõttes vaadates, siis see piirkond, linnaline piirkond ise on kasvanud umbes 138 ruutkilomeetri võrra, mis ilmselt on selline number, mida on raske hoomata. Aga võib-olla on lihtsam, kui mõelda selle peale, et see on umbes 9 Viljandi suurune territoorium. Et 9 Viljandi suurust linnaala on siis Eestis sel sajandil juurde terkinud, ilma et nagu otseselt ju nagu linna ennast juurde oleks tulnud nii puht nagu administratiivses mõttes. Ja see stsenaarium, mis siis näeb ette linnadesse koondumist, ütleb, et kui jätkub selline ikkagi suhteliselt planeerimatu areng, kus inimesed hääletavad jalgadega, siis on tulemus selline tõenäoliselt, et Eestis on 3 suurt linna, linnalist piirkonda, Pärnu, Tartu ja Tallinn. Tallinn nendest kindlasti kõige suurem. Ja nii nagu Tallinna viimased siin dekaadid on näidanud selle planeerimatuse suhtes, siis see suur linnaline piirkond on kaunis kihistunud selle stsenaariumi kohaselt. On väga palju inimesi, kes elavad linnas, tulevad linna elama, aga ei eelista mitte kolida kuskile keskusesse, vaid seavad oma elu siis nendesse juurde tulnud linna äärealadesse. See kihistumine sellise nagu planeerimatu või sellise täiesti nagu vaba arengu stsenaariumi kohaselt tähendab muuhulgas ka seda, et näiteks koolid, lasteaiad saavad koonduma siis nendesse piirkondadesse, head koolid, head lasteaiad saavad koonduma nendesse piirkondadesse, kus elavad jõukamad inimesed ja kuni selleni välja, et kuna kihistumine saab olema väga suur, kogu linnaline areng saab olema väga individualistlik, siis siin stsenaariumis on lahti kirjeldatud võimalust, et need samad jõukamad linnaosad eralduvad täiesti ülejäänud linnast, et mingit sellist nagu väga vaba ja lõimuvat suhtlust erinevate linnapiirkondade vahel üldse ei tegigi. Nende linnade enda vahel küll liiklus ja selline transpordiühendus saab toimima kaunis hästi. See stsenaarium ütleb, et Rail Baltic ehitatakse välja kenasti ja lisaks sellele on selleks ajaks välja arendatud ka Tallinn-Helsinga tunnel. Nii et me saame rääkida sisuliselt sellisest kaksikruumist või liidetud linnalisest piirkonnast veel laiemalt. Aga mina ise enda jaoks selle stsenaariumi ausalt öeldes võtsin nagu kokku selliselt, et see on natukene selline hoiatav stsenaarium. Kirjeldamaks seda, mis juhtub, kui põhimõtteliselt sellist suunatud planeerimist, arengut, avatud ruumi arendamist ei toimu. Et mis juhtub siis, kui asjad lähevad lihtsalt nii, nagu nad lähevad. Ja ma ette ütlen, et see pilt ei ole väga ilus. Aitäh. Nii, Mark tutvustab meile järgmist stsenaariumit. Aitäh, et ma võib-olla nii palju lisaks, et planeerimise mõttes iseenesest ei ole vahet, et
kas inimesed kolivad linna, kolivad maale või lähevad üldse teise riiki, vaid oluline lihtsalt planeerida seda õigesti. Aga minu siis stsenaarium on 1 tunni Eesti, et see asub kuskil seal ja plakat asub seal. Ja plakat asub seal ja iseenesest mul on selle suhestumisega üpris kerge, et see stsenaarium siis esindab selliseid kogukonna ühiseid väärtusi, avalikku ruumi, rohevõrgustiku ehk linnades, alevikes, külades, igal pool on põnevad linnaruumid, põnevad tänavad. Rohevõrgustik on seotud, igast külast või keskusest on võimalik rongi peale hüpata, sõita Tallinnasse, Tartu või mõnda teise linna. Prioriteet 1 on siis kergliiklejad, prioriteet 2 on ühistransport ja kolmandad või sekundeerivad liiklusvahendid on siis autoliiklus. Ja võib-olla selline suurem põhimõte on 8-80 ehk 8-aastasel on mõnus siin olla ja turvaline olla avalikus ruumis ja samamoodi on 80-aastasel mõnus ja turvaline siin olla. Minul oli järgmisena 3. stsenaarium, mis oli krattide ja marakrattide Eesti. Et see nimi kõlas väga paljulubavalt, kui ma vaatasin, sellepärast mul oli hea meel, et ma sattusin selle otsa. Aga enne kui ma seda kirjeldan, ma tahtsin lihtsalt kõigi nende stsenaariumite kohta öelda, et minu jaoks ei ole nii väga ennustamine, kui Kristi rääkis, et me püüame ennustada või modelleerida, mis juhtuma hakkab, et pigem see, et kuhu me ise tahame ennast ja oma riiki suunata, et kodanikualgatus, täidesaatev võim, ettevõtjad, kõik muud, tegelikult me ise teeme seda, et kui palju meid siin on ja kus me elame ja mis elukeskkond siin ümber on, et ma ei võta seda mitte paratamatusena, mida me üritame ära arvata, mis juhtuma hakkab, vaid see, et kuhu me nagu üheskoos tahame oma elukeskkonda suunata. Ja teisena ma soovitan samuti lugeda seda aruannete analüüsi ja nende stsenaariumite puhul kindlasti on märgata autorite toetust ühele või teisele poole ja sellist nagu mittetoetust, et sellist nagu isiklikku arvamust on sees palju, mis on hästi kihvt, et ei ole siuke kuiv lugemine, vaid kutsub kaasa mõtlema ja debateerima, mis on hästi vahva. Aga krattide ja marakrattide Eestist rääkides, et minu jaoks kratt tänapäeval on siuke digikratt või mis siin oli vahepeal Eestis saati kratiseadust vastu võtta, et tehisintellekt ja robootika ja intelligentne masin. Et kratt ja marakratid, mul endal on kodus 4 marakratti ja siis ma kuidagi suhtestun sellesse teemasse väga kenasti elades maal. Aga kui ma hakkasin lugema seda, siis ma sain teada, et ei ole üldse nii roosiline pilt. Et see on, tegelikult see kirjeldus meenutab mulle üsna sellist Eestit, nagu me täna elame ja küsimus on see, et kas me ühele või teisele poole suudame seda elukeskkonda muuta. Aga seal on jutt sellest, et on väga kihistunud Eesti mitmes mõttes, et on varaline kihistumine hästi suur, on väga rikkad, väga vaesed inimesed elavad maal ja linnas, 2/3, natuke üle 2/3 inimesi elab linnas nagu tänapäeval, mis me kuulsime 69% on, selle järgi vist 70% elab linnas. Heakord või ütleme selline ümbruskond, mis inimestel on see mänguväljakud, pargid, puhkealad, et see on hästi ebaühtlaselt jaotunud üle Eesti, et osa omavalitsusi, kes saab sellega hästi hakkama, kus on väga mõnus. Mul abikaasaga just siia sõites arutasime, näiteks Keila on selline väga hea näide, kus on tõesti väike mõnus linn, on pargid, kohvikualad, kõik muud. Ja teises äärmuses on siis näiteks Kehra, mis on minu kodu lähedal, mis on endine praegune tööstusasula, kus on palju kehvemini hakkama saadud sellega, et kuidas inimesed ennast väljapool oma kodu tunnevad, et see kirjeldus on sinna samma stsenaariumisse ilusti sisse pandud, ilusti võib-olla siuke kahemõtteline. Transpordi mõttes ei ole ühistransport väga hästi korraldatud, on üksikud suuremad kiirteed, aga ei ole liiga palju pingutatud selle nimel, et oleks üleüldine ühistranspordivõrgustik väga hästi töötaks. Et see on selline mulje jääb, et osadel inimestel on väga hea elada, osadel inimestel väga kehva, aga kokkuvõttes mul tegelikult majanduslikult mõeldes on väga selline kapitalistlik ja ettevõttesõbralik lähenemine, et seal ei ole seatud piire inimeste hakkama saamisele, saatus on enda kätes, kes õpib, kui palju koolidel ligipääs. Endiselt meil on ühetaoline haridus, et
jah, see ei olnud kõige positiivsem stsenaarium, aga samas jälle täna on meil siin ja küsimus on see, et kas meile meeldib see või tahame ühele või teisele poole seda kallutama hakata, nagu me siin kaaskõnelejatega poolt kuuleme, mis need teised võimalused on, kuhu poole me tahaks kallutada. nii, aitäh, Kadri. aitäh. Minul oli õnn olla selle paariaastase protsessi sees, kui inimarengu aruanne sündis ühe peatüki, regionaalarengu peatüki toimetajana. Aga nüüd ma pean panema mütsi pähe selle stsenaariumi osas, mis asub plakatina kuskil seal ja selle stsenaariumi nimi on Isemajandav Eesti. Hästi tore, et kõlab nagu ime. Ja kui keegi oleks mõni aeg tagasi öelnud mulle või näidanud, et näed, siin maakohas või väikelinnas on mõned pered juurde tulnud ja ei ole selle kahanemise trendiga enam midagi nii pahasti, nagu me oleme 30 aastat näinud, siis ma oleks öelnud, et see on selline fragment pika 30-aastase kahanemise järel ja läheb veel tükk aega enne, kui midagi saab pöörduda. Et tore, et toimub, aga et see on ikkagi fragment. See, mis viimase poole aastaga on juhtunud, ei ole mitte mind veenud selles, et see tervisekriis ongi nüüd piisav, et pöördumine toimuks. Aga on veenud selles, et võib toimuda midagi äkki ja mõni tegur võib osutuda üsna tugevaks. Ja selles olengi ma veendunud, et me kõiki neid tegureid veel ei tea, aga miski nendest teguritest selle ise majandava Eesti poole viib. Ja nii nagu ime kunagi enam kui 30 aastat tagasi oli justkui lahti haakimine millestki, mis tundus võib-olla võimatugi, siis see ime võiks tähendada seda, et maakohad, väikelinnad suudavad ennast lahti haakida linnalisusest, linnakeskkonnast ja sellest, et elu ilmtingimata peab linnade ümber keerlema. Kindlasti ta mõnevõrra keerleb seal ikka, sellepärast et vaja on ju kuskile saada ka siit Eestist. Aga see mõte on see, et selle stsenaariumi puhul, et on miski uus maalisus, et maalisus ei ole lihtsalt see, et asutakse linna lähedale maale ja elatakse seal linnaliselt, vaid toimub maalisuse taasloomine või uusloomine. Ehk siis maaline inimene ei ole selle stsenaariumi järgi see, kes vaatleb viljapõldu. See võib, selle puhul võikski küsida, et kui kõik vaatleks, siis uut maalisust ei toodetaks ja ei tekiks ja varsti pole enam midagi vaadelda. Aga kui me mõtleme, et kes need siis on või kuidas see siis toimub, siis üks selline märksõna selle stsenaariumi puhul on ka kogukondlikkus ehk siis üleüldine heaolusüsteem riigis Eestis on kas paratamatult või miskipärast on selline, et riik päris igale poole ei jõua ja see kogukondlikkus on ka natuke selline uue heaolusüsteemi osa, et ise vastutuse võtmine. Ja ega me ei saa kuskile liikuda nagu päris uuest kohast, et me peame liikuma ikkagi sellest kohast, kus me praegu oleme. Ja ehkki praegu tundub, et maailm on lukus ja globaalsed võrgustikud on kinni, siis need inimesed, kes sedaviisi maaliselt elada tahaks, kui me nagu ei mõtle, et see on nagu kuhugi tagasiminek kuskile väga maalisse kolhoosi aega, siis need inimesed võiksid näiteks olla selle stsenaariumi järgi need noored, kes on juba läinud või siis on kohe minemas üle ilma kõrgkoolidesse ja tuleks siia tagasi Eesti maa sisu andma siis näiteks 3. või 2. või 3. või 4. karjääri põhjal. Et nad leiavad, et siin on midagi teha. Aga see seltskond kindlasti ei taha ennast isoleerida. Et siin see märksõna võiks olla, et on valik, millal mul on aeglane aeg, millal mul on luksus süveneda, millal ma tahan olla online, millal ma tahan olla offline. Ja tegelikult tahaks võita ka nendest võrgustikest, mis on siis eelmiste karjääride jooksul loodud. Ma võtaks selle kokku, selle stsenaariumi selle mõttega, et võib-olla see stsenaarium, kui neid tegureid on rohkem kui praegune tervisekriis kunagi, võikski olla see, mis globaalsele tasaarengule annaks sisu ja see koht, kus see võiks teostuda, oleks Eesti maakoht või väikelinn. Nii, aitäh nende tutvustuste eest. Mis me nüüd edasi teeme, on see, et me avame neid stsenaariumeid natuke veel läbi 3 erineva teema.
selleks on siis rahvastik, elustiilid ja identiteet. Ja seejärel ka publik saab siis hääletada iga stsenaariumi poolt, saab hääletada siin kohapeal nende foorilapatsitega, saab hääletada online'is Eesti Koostöökogu lehel, on olemas täitsa selline avatud poll, millele saab vastuse anda. Ja siis täitsa lõpus me saame ka teada iga osaleja käest, mida ta tegelikult arvab, ehk siis mis oleks tema eelistatud tuleviku variant. Aga hakkame siis nende teemade avamisega pihta, et esimeseks siis rahvastiku teema. Nagu siin ka sissejuhatuses mitu korda mainiti, siis kindlasti üheks selliseks põhiliseks demograafiat puudutavaks prognoosiks tuleviku osas on Eesti rahvastiku kahanemine. Samuti rahvastiku vananemine, ehk siis mõnedes maakondades eakate osakaal saab olema üle kuni 40% isegi. Ja samuti siis ka koondumine linnadesse, mis on praegu nagu prognoosina ette nähtud. Aga samas viitavad mitmed trendid ka erinevatele sisserände võimalustele. Sest nagu siin ka välja toodi, siis kliimamuutuse ja teiste tegurite tagajärjel seda rahvast liikvel on ju päris palju. Niisiis esimene küsimus ongi, et kas Eesti jääb tõesti tühjaks ja kui ta ei jää tühjaks, siis kes teie arvates võiks kuhu kolida ja millist elukeskkonda siis need erinevad inimesed otsivad. Nii need, kes tulevad Eestist väljaspoolt Eestisse sisse, kui ka siis need erinevas vanuses, erineva tausta, erineva huvidega eestimaalased Eesti sees. Nii et kas Eesti jääb tühjaks ja kes kuhu kolib? Ei, Eesti tühjaks ju päris ikka ei jää mingi stsenaariumi korral, et väiksemaks ja vanemaks küll. Ja need, kuna demograafilised protsessid on nii pikad protsessid, siis lihtsalt praeguse elanikkonna vananemine, see on asi, millega meil tuleb arvestada, et seda meil 10 või 20 aastaga pöörata ei õnnestu ja ei ole võimalik. Aga ikkagi ma tulen nende numbrite ja statistika ja selle teadmise juurde tagasi, et kui linnad kasvavad, siis järelikult mingil põhjusel inimesed eelistavad seda linnalist keskkonda. Ja nii võib-olla alguses, kui kummaliselt see ka kõlab, siis tegelikult ju loodusressursside ja ressursside kasutuse mõttes tihedalt koos elamine on ka veel lisaks kõigele ressursi tõhus, et ta säästab, ta hoiab ressursse, mitmeid ressursse, kui inimesed tihedalt koos elavad. Ja minu meelest ka selle sama linnastumise või urbaniseerumise üleilmselt ja Eesti siseselt puhul ongi kaks lähenemisviisi, et üks viis on hakata sellega võitlema ja proovida seda trendi igal juhul murda. Aga teine viis on seda võtta kui megatrendi, mis on ja mis juhtub ja mõelda, kuidas seda trendi kasutada selliselt, et teades, et inimesed kolivad linnadesse, et inimesed tahavad linnades elada, siis kuidas me neid linnu kujundame nii, et seal oleks mõnus olla ja et seal tunneks ennast hästi nii see inimene, kes tuleb Eestisse, kui see, kes on Eestis elanud põlvkondi. Kas ja kui palju mõjutab Eesti järgmist paarikümmet aastat ränne ja sisseränne? Ma ei saa üle ega ümber sellest teemast, millega ma ise olen viimased aasta aega süvitsi tegelenud, mis puudutab kliimat, kliimamuutuste seost julgeolekuga ja muuhulgas ka massimigratsiooniga. Kui Maailmapanga viimane prognoos ja aruanne ütleb, et kliimamuutuste tõttu lähimatel aastakümnetel, me ei räägi mitte sajandist, aga aastakümnetest, läheb maailmas liikuma umbes 140 miljonit inimest. Siis kindlasti nad kõik ei plaani tulla Euroopasse, kindlasti nad kõik ei plaani tulla Eestisse. Aga arvata, et mitte keegi neist ei jõua Euroopasse, mitte keegi neist ei jõua põhja poole, see oleks ka pisut petlik. Ja jällegi seda teades, siis üks viis on mõelda selle peale, kuidas me meelitame ja toome enda juurde selliseid inimesi, keda me siin oma
kultuuriruumis, oma majandusruumis näha tahame. Ja see oleks minu jaoks oluliselt sümpaatsem viis, kui lihtsalt lasta jällegi nagu asjadel minna lihtsalt nii, kuidas nad lähevad, mida see stsenaarium ilma olulise sekkumiseta tõenäoliselt ette näeks. Nii et ma arvan, et Eesti tühjaks kindlasti ei jää, aga nii nagu viimased aastakümned on näidanud, siis inimesed tahavad elada linnas. Isegi kui nad armastavad suvel käia maal. Ja muuhulgas veel nagu ühe numbri veel siia ringi visates, siis 5% on inimestest selliseid, kes suvel või ütleme siis nagu soojemal perioodil elabki kuskil mujal kui linnas. 5% nendest linnas elavatest inimestest siis. See ei ole ka nagu ülemäära suur. Tõenäoliselt sel aastal, kui on sellist sunnitud eraldi olemist rohkem, on see number pisut suurem. Ma ei ole värsket statistikat nüüd nagu nädalate põhist ei tea, aga sellest hoolimata, kui ilusad ilmad läbi saavad, lähevad inimesed linna tagasi. Kas Eesti läheb tühjaks? Iseenesest küsimus on justkui dramaatiline, aga tegelikult võib võtta ju seda kui romantilist lahendust, et meie lõuend läheb tühjaks või saame otsast peale joonistama hakata. Et selles mõttes ma arvan, et see võib ka põnevusega oodata seda aega. Ja võib-olla viga või selline üldine tendents on lihtsalt see, et poliitikutel ja üleüldse ühiskonna raske sellisest kasvamise mantrast nagu kuidagi välja astuda, et alati ei peagi kasvama, alati ei peagi suurenema ja alati ei peagi laiendama midagi. Et selles mõttes on kõik veel meie kätes ja lihtsalt seda, ütleme, demograafilist tendentsi on, et meie tulevased emad siis sünnivad täna selles mõttes, et see on palju korrektsem või täpsem selline prognoos kui näiteks majanduslik või mõni muu nihe. Et selles mõttes kindlasti tasub seda planeerimise mõttes aluseks võtta. Aga ma loodan, nagu siin ka varem on välja tulnud, et mingi nihe tekib, et elu ei ole nii kuiv ja igav, nagu need kõik prognoosid võib-olla ette näevad, et juhtub midagi, ma ei tea, keegi astub ämbrisse ja midagi läheb ümber. Et selles mõttes ma loodan küll, et see maailm läheb ikka põnevaks ja sellist kultuurilist omapära ja mitmekesisest igalt poolt ikkagi leitakse ja arendatakse. Ma jäin just selle mõtlema selle peale, et kas Eesti jääb tühjaks, et mingis mõttes Eesti on täna tühi juba. Kui ma siia tulin, ma plaanisin siit ära minna jalgrattaga, sõita 40 või 70 kilomeetrit kodu poole otse põhja ja selle teekonna jooksul ma ilmselt ei näeks ühtegi maja ega ühtegi autot, kui ma Paidest välja saan lõpuks. Et ehk, et nagu osa Eestist on meeldivalt tühi ka täna juba ja see on suur luksus nii tühjas piirkonnas elada. Aga see on siuke loodusrikkalikult tühi. Aga teine on see, et ma ei ole nõus ise leppima sellega, et meil trend ongi selline, et meie rahvastik väheneb ja meid sünnib järjest vähem ja vähem. Et see on ka puhtalt jälle meie enda peas ja tegudes kinni. Ja on need rahalised otsused, mul hästi meeldib, ma ei taha liiga poliitiliseks minna, aga see on rahaline, et see 3. lapse toetus, mis tuli siin paar aastat tagasi vist ja kui vaatate numbreid ja statistikat, eks ole, 3. laste sündimus kasvas hüppeliselt, eks ole. Samamoodi kultuuriliselt, kui ma vaatan oma sõpruskonda, vana Tartu Ülikooli tudengina ümbruskonnas 3-4 lapselised pered on domineerivad. Kellel on 1-2 last, neid on, aga neid on vähe. Ma tulin just oma kolleegidega suvepäevadelt, kus oli lapsi oli ikka oluliselt rohkem kui täiskasvanud, kus kõik täiskasvanud ei olnud veel üldse lapse saamise eas. Või võib-olla eas olid, aga ei olnud pered ei olnud väga suured veel. Et ehk, et nagu need 3-4 lapselised peresid on palju ja küsimus ongi see, et mis me ühiskonnana normiks võtame, et kas see, et meil Mustamäe korter ja Moskvitš ja 2 last on normaalne pere või on see, et on nagu jah, meil on suvel elame võib-olla Tallinnas või Tartus või Pärnus või vastupidi, talvel elame linnas ja suvel elame kuskil maakodus. Et see on meie enda teha jällegi. Ma näen seda, et osasid neid asju ei ole võimalik pikaajaliste trendidega ette ennustada, vaid mõjubki sama see hoiakute muutumine, mis võib toimuda hästi kiiresti. Ja loomulikult vananemine, ma vaatasin lihtsalt praegu meie seltskonda siin, et kui me peeglisse vaatame, siis aastal 2050 me oleme kõik 70 pluss vist siin, et eks me vaatame natuke oma mätta osas ka, et kus me vanaduses elada tahaksime, et kas me tahaks elada Tallinnas kesklinnas, kus on kiire ja tihe umne või tahaks elada kuskil looduskaunis kohas, et jällegi see on meie enda teha ja see ei ole nagu kitsas nagu ette antud tee. Ja kolmas mõte, mis tekkis nende sisserändajatega,
jällegi IT-sektoris töötajates on hästi palju seda lobitööd ja juttu sellel teemal, et kuidas tippprogrammeerijaid on vaja tuua üle maailma ja tipptoote inimesi meelitada siia Eestisse. Aga lisaks nendele inimestele on ka väga palju teisi elualade inimesi ja teisi oskusi, mida meil on vaja. Ma just jällegi oma isiklikest näidetest, et üks Ameerika perekond, mees ja naine, kes on 10 aastat Eestis elanud ja nüüd nad valmistavad Eesti kodakondsust võtma ja selleks, et Eesti kodakondsust saada, on vaja neil kõigepealt Ameerika kodakondsusest lahti saada. Ja siis muidugi seletada saatkonnas, et miks nad ikkagi tõesti ei taha enam ameeriklased olla. Ja jube kihvt on kuulata seda kirge, kuidas inimesed, kes tulevad Ameerika on unistuste maa või kunagi oli unistuste maa, eks ole meie jaoks. Ja nüüd nemad tulevad siia, et Eestis on nagu parim koht, kus üldse saaks olla. Et jah, teil on mingisugused, vahepeal on külm ja vahepeal on mingisugused poliitilised skandaalid ja mis iganes, aga nad ei taha mitte kuskil mujal olla, eks ole. Ja samamoodi, kui ma mõtlen ka lihtsamate tööde tegijate peale, jällegi ma ei räägi isegi põllumajanduse või käsitööst, vaid ma räägin ka lihtsatest sulastest, et ma olen maal, mul on klassikalises mõttes, mul on sulast vaja appi ja tuleb tubli noormees Krimmist, väliseestlase järeltulija, ta tahabki tulla Eestisse lihtsalt füüsilist tööd tegema, talle meeldib siin kliima, talle meeldivad inimesed, et hoiame oma uksed lahti sellistele inimestele, kes tahavad tulla. Ja seesama see kliimast tingitud ränne tegelikult, ta võib meid mõjutada, kui arvata, kui väike protsent, 140 miljonit kogu maailma elanikkonnast on, et see on mitte kaduväike protsent, eks ole, aga see mõjutab kõiki. Kui tuleb väike kopikas ka siia, väike protsendi murdosa tuleb ka siia, et tegelikult me võidame sellest kõik, et mitte ei kaota. Et see on ka see koht, mida ma tahan hästi nagu lahtiste ustega uusi inimesi oodata siia. Et ma võib-olla vahepeal segan vahele, et see lihtsalt tõid sellise hästi levinud näite, et linnas on umbne halb õhk ja kõik on halvasti ja maal on hästi keskkonnasääslik. Et mul tundub, et arhitektid, planeerijad on seda, ütleme, paradigmat püüdnud vähemalt 60 aastat muuta. Ja täna juba on selliseid linnu või vähemalt linnaosasi, kus saab palju keskkonnasääslikumalt elada kui maal kuskil metsa sees. Et selles mõttes see on ka planeerimise küsimus lihtsalt. Mul on nüüd need mõtteid nii palju kogunenud. Võib-olla esimene asi, mida öelda tahaks, oleks see, et rahvastikuprotsessid on hirmus pikad. Et kui me võib-olla tahame, et oleks 2-3 last, aga kui me näeme, et on ikkagi keskelt läbi seal 1,6-1,5 last statistika järgi, siis naise kohta elu jooksul, siis ja tegelikult pea kuskil Euroopas ei ole 2 ja rohkem, siis on, ega ei saa küll mingi normiga saavutada Senegali sündimuskordajaid, et pole midagi teha, tuleb leppida. Ja teine asi on see, et see on ka natuke abstraktne, et mis on linn ja mis on linnaline. Et me võime mõelda, et jah, linnalised asulad, et on seal ligikaudu 70% inimestest elab linnadest. Aga mis see linn siis on, et kui Elva on linn või Kuressaare on linn või ka Supilinn on linn, et kui me paneme siia nüüd mingisugused maailmalinnad kõrvale ja mõtleme, kui linnalised siis elatakse ühes või teises kohast nii-öelda rohekasutuse osas, siis võib diskuteerida, et mis on linnaline elu. Et võib-olla pigem, kui ma vaatan Eesti asustust tervikuna, siis üks tegur, mis ikkagi võib viia selleni, et nad ei saa elada igal pool, on see, et su elu igapäevaselt on ikkagi suhteliselt praktiline. Et üksi elades lihtne, teed oma tööd kaugelt, aga kui sul vähegi on seal veres veel kedagi, keda kärutada või mööda huviringe vedada, siis võib sul see igapäevane tegevusruum olla päris keeruline ja päris aja ja ressursikulukas ja väsitav. Et üks võimalus öelda, et kuidas inimesed tahavad elada, on see, et miski, mis neile seda igapäevast elu võimaldab, endale töö, võib-olla kaasale töö, lapsele huviring, äkki tahaks ikka balletti, on ju. Et elatakse ikkagi selles kohas, kus nagu tuleb otsotsaga kokku ja on võimalik see iga päev ära elada. Nii, et nagu jõuab igale poole, mida nagu tahaks näha oma elukvaliteedi ja oma pere elukvaliteedi osana. Ja siin on nüüd küll see koht, kus peaks küsima, et kus on need minimaalsed keskused Eestis. Midagi ei ole teha, keskuseid on siin vaja, nad on sõlmpunktid ja nad on sellised agglomeratsiooni efekti kohad, kus päris palju asju annab korda ajada. Et kus need on, et kui praegu me vaatame, siis sellised linnad nagu Võru, Kuressaare, Viljandi,
võib-olla Rakvere, ka Haapsalu on tugevamad, need on sellised vanemad, mitmekihilisemad linnad ja tegelikult kohad nagu Jõgeva, Põlva on jäänud nõrgemaks. Et kui nüüd see üle-eestiline keskuste võrk on ainult Tallinn, Tartu ja võib-olla siis Rail Balticu järel ka rohkem Pärnu, siis ei pruugi see olla piisav, et elada igal pool. Rääkimata sellest, kui linnaliselt või maaliselt tahaks elada igapäevaselt. Korra tuleks selle keskkonna kujundamise juurde veel tagasi, et ma ei tea, kui paljud teist juhtusid siin olema eelmise arutelu ajal, mis puudutas Ida-Virumaad, mis oli üks väga hoogne ja hea arutelu. Siis seal käis ka mitu korda läbi töökohtade teema, et kui palju mõjutab inimeste elukoha valikut ikkagi see, kas ja millist tööd on. Siis minu enda jaoks natukene huvitava järelduse, nii on üldiselt jõudnud viimasel ajal arenguökonomistid, kes ütlevad, et see ei ole enam sugugi nii, et ainult töökohad mõjutavad inimese siis elukoha valikut. Et inimesed tahavad elada seal, kus on mõnus, kus on hea elukeskkond, kus tõesti on lastel turvaline, kus on vanadel inimestel turvaline. Ja nad on valmis tööl käima sellest lahedast elukohast, kus nad elavad. Et selles mõttes veel kord, et see, et toimub linnastumine ja inimesed kolivad linnadesse, ei ole iseenesest mingi katastroof, kui need linnad on oma elukeskkonna mõttes head ja mõnusad kohad elamiseks. Kuidas nad saada heaks ja mõnusaks kohaks, kus elada, see on juba nagu järgmine ja teine teema. Aga iseenesest jah, selline nagu üsna huvitav nüanss liikumise puhul. Tegelikult seda sama teemat jätkates, et kui mõtlete oma elu peale, siis on inimese elus on 5 hetke või 5 perioodi, kus tegelikult peaks uuesti üle mõtlema, et kus ja kuidas elada, et vastavalt vanusest, perekonnaseisust, ütleme, kus me pensionipõlve vedame, kus me ülikoolis käime, kus me väikseid lapsi, eelkooliealised lapsi kasvatada tahame, kus on parim gümnaasiumiharidus, kus me oma karjääri alustame. Et sellised 5 põhikohta, need võivad olla väga erinevad nii digitaalse füüsilise maailma mõttes, Eesti ja muu maailma mõttes, maa ja linna dimensioonis, et me oleme natuke ikka eestlastena selles lõksus või kinni, et elukoht on ikkagi terveks eluks ikka. Et ei ole seda, et ma nüüd iga 5 aasta tagant, iga 10 aasta tagant vahetaksin, eks ole. Ja tegelikult järjest rohkem on mulje, et mida nooremad inimesed tulevad peale, nad vaatavad nagu, ma tahangi minna Cambridge ülikooli ja minu elukoht ongi seal kuskil üliõpilaskülas. Kui ma tahan lapsi kasvatada Võrumaa metsade vahel esimesed 5 aastat, ma kasvatangi seal. Ma tahan lapsed viia, ma ei tea, parimasse eurokooli kuskil ja ma lähen kasvatan seal, et seda paindlikkust ja teadlikku elukoha valikut vastavalt sellele, kus ma parasjagu olen oma eluasjadega. Et see, küsimus on see, et kuidas me tahame Eesti eri piirkonnad saame piisavalt atraktiivseks teha, et meie oma inimesed, kes on Eestist ära läinud või elavad kuskil kohtades, kus nad võiks tulla tagasi, eks ole, kuidas me saame ennast nii atraktiivseks teha, et nüüd siia vastavasse kohta meelitada, olgu see siis Maalinn, Tallinn, Tartu või Lasnamäe või mis iganes. Aga siin jällegi me peame lisaks sellele trendile, et inimesed kolivad linnadesse, arvestama selle teise trendiga, mida me siin põgusalt puudutasime, mis puudutab vananemist, ühiskonna vananemist. Et kui sellel samal 2050. aastal, kui me kõik oleme 70 ringis, on iga 4. inimene Eestis on üle 65 aastane, siis see paratamatult mõjutab ka neid linnu endeid. Ja sellega on mõistlik arvestada ja selle planeerimise ja kavandamise puhul kõik arvesse võtta seda juba praegu, et need linnad ka tõenäoliselt oma loomult muutuvad puhtalt seetõttu, et demograafilised protsessid on sellised üksjagu, et see linn, mida täna võib-olla eelkõige nähakse kõige elamisväärsema linnana, sellele linnale esitatakse teistsuguseid tingimusi ja nõudmisi inimeste enda poolt, kui vanu inimesi on lihtsalt rohkem. Kuigi selle kohalt ma ikkagi jään eriarvamusele, et ühelgi naisel või neiul, kui ta jõuab küpsesse vanusesse, ei ole otsa ette tatoveeritud, et 1,6 või 1,7 last, eks ole. Et kui ma piellusin oma abikaasaga, mul ei olnud mingit numbritega normi ette antud, kas ma saan 0 või 10 last, aga elu läks nii, et saime 4 ja elu oli selles mõttes, et ümbruskonna sõbrad, tuttavad, kes said palju lapsi ja oli võimalik seda palju lapsi saada, et ehk siis nagu see võib muutuda väga hüppeliselt, 12 aasta taguse oma pere vaatan, eks ole, kui me vaatame Eesti, iga pere on oma isikuline, eks ole, et seal see statistika tuleb lõpuks kokku, aga meil ei ole ühtegi seina ees, et miks me peaksime või peaks nii või naa tegema, eks ole, et pigem ongi see, et kui hea on sul
1 lapsega elada, 4 lapsega elada, 3 lapsega elada Eestis. Et see on see küsimus, eks ole, kui meil on väga kehva ja raske, ma ei tea, rasketel aega sõjatingimustes, eks ole, et saadaks väga vähe lapsi, eks ole, väga meeldivates tingimustes saadakse rohkem, et see on meie enda kujundada, see ei ole nagu paratamatus. Aga no lihtsalt nagu siin enne viidatud sai, siis see, ma arvan, et keegi meist ei vaidle sellele jutule vastu, aga me teame numbreid ja me teame seda, milline on see rahvastiku osakaal nende protsesside juures, mis juba käivad ja mida enam sellisel kujul ju ümber muuta ei ole võimalik 15 aasta jooksul või 20 aasta jooksul. Et me teame, kuhu see välja jõuab ja oleks vale seda mitte arvestada lihtsalt, et sellega lihtsalt on mõistlik arvestada pigem varem, kui et siis avastada, kui see ühel hetkel käes on. Aga selle koha pealt olen ka nõus, et inimesel on elus teatud etapid ja tavaliselt need muutused elukohas toimuvad ka teatud ülemineku etapis. Ja siin küll on see vananemise teema päris õige asi, mida mõtestada, sest et seni on rahvastiku arengutes pigem olnud see, et kui inimene ei ole nii palju enam pere kaudu linnateenustega seotud ja ise võib-olla natuke veel tööga seotud, aga mitte päris, siis tal on nagu natuke lihtsam linnast lahti haakida. Et siin võib see olukord olla ka nii, et sellised kõrgelt haritud ja tugevad inimesed saavadki eakaks ja täidavadki maa. Ja siis peab maa ka muutuma. Ma ühe nüansi toon siia veel sisse nagu täiesti teisest valdkonnast, mis puudutab puhtalt nagu raha poolt ja raha kasutamist, mille peale nagu mõeldakse võib-olla natuke teise nurga alt tihti, et kui me teame ette, et demograafiliste protsesside tõttu on meil sajandi keskpaigaks tööturul umbes 120 000 inimest vähem. Siis see tähendab, et meil on 120 000 vähem inimesi, kes on maksumaksjad, kes täidavad eelarvet, millest kogu seda avalikku ruumi tihti kujundatakse, kus tehakse investeeringuid infrastruktuuri, kust otsustatakse muuhulgas ühistranspordi arenguid uutele täiesti arenguetappidele viimist. See tähendab, et reaalselt on vähem raha. Ja seetõttu on mõistlik ka need otsused, mis on sageli väga pika mõju ja pika vinnaga, teha ära praegu, kui meie tööjõuturg on veel umbes 660 000 inimest, mitte -120 000 sellest 660. Ja see puudutab jällegi, et puudutab mitte ainult avaliku ruumi investeeringuid, aga muidugi kogu avaliku raha, kaasa arvatud eakatele ja lastele minevaid rahasummasid riigi poolt. Äkki siis ongi see heal ühiskond sealmaal, kus see isemaandav Eesti on, et kogukond peab sinna heaolusüsteemile õla alla panema. Veel ei ole see koht, kus me võime öelda, mis stsenaariumit me ise tahame. Ma ei tea, kas ma tahan, aga see on üks võimalus. Ma võib-olla nii palju kommenteerin, et kui vanasti oli hästi kerge nagu aru saada, mis see hea ruum on, et Nõukogude Liidu siis ütleme linnas pidi 2 lasteaeda olema, 1 koolimaja ja söökla, et siis on juba päris hea koht, kuhu elama minna ja lapsi tegema minna. Et tänapäeval on need ütleme sellised parameetrid, mida valitakse hoopis abstraktsemad või kui arendajad näiteks tulevad Kuressaarde, on täitsa kama, kas meil on tööstusalasi või mitte. Nad vaatavad, kuidas kohvikul on, kas teenindus on mõnus, kas nad tahaks siin õhtuti aega veeta ja see on see nagu otsustamise koht, et samamoodi noored valivad võib-olla selle järgi, et kas selles linnas on vegan kohvikut, et kas mul on midagi õhtuti kuskil käia, et see või selles mõttes, et need valikud lähevad nii laiali ja see on, ma arvan, põnev ja läbi selle me peaks võib-olla ka seda ruumi looma. Nii, meil on aeg liikuda edasi järgmise teema juurde, mis on siis elustiil, aga seda on juba siin ka esile toodud praeguses eelnevas diskussioonis. Ja ma juhataksin selle sisse niimoodi, et linna ja maaelu kohta on käibel päris palju stereotüüpe. Sageli, kui ühes või teises keskkonnas meile tundub, et millestki jääb puudu, siis kui linnas midagi ei meeldi, soovitatakse, et koli maale. Ja kui maal on midagi puudu, siis suundutakse seda linna otsima. Aga milline võiks siis olla maaline ja linnaline elustiil aastal 2050? Et kas see on siis igal pool lõppkokkuvõttes ühesugune, sest me kõik oleme samasse internetti ühendatud ja istume kõik täpselt samamoodi arvutis ja lapsed istuvad siis e-koolis samamoodi arvutis. Või siis jäävad kehtima teatud stereotüübil, et maal on siis see ilus looduskeskkond, mida juba Kadri välja tõi, et aga kes siis seda looduskeskkonda seal tekitab, et kas põllud kaovad ära või kuidas nende
põllumajanduse ja metsandusega siis jääb ja kas linnad jäävad selliseks nagu siin juba ka stereotüübina välja toodi, et meil on selline asfaltkõrb, kus keegi kedagi ei tunne ja tuntakse pigem suurt üksindust. Või on meil üha enam seda, et meil ongi mitu kodu ja et me ise samamoodi vahetame, paneme omale teise mütsi pähe hooajavahetuses või nädalavahetuse vahetuses. Nii et teie arvamusi siis selle kohta, et kuidas siis tuleviku maa ja linn hakkavad välja nägema? Et ma arvan tegelikult, et ka täna on meil võimalik elada täpselt sama elu nii maal kui linnas, et meil on võimalik tellida IKEA toodet, on ju Inglise hommikusööki süüa ja vaadata telekast sama uudiseid näiteks. Et selles mõttes ma arvan, see seis on juba kohal, et maal ja linnas saab täpselt samamoodi elada. Nüüd on küsimused, mis tulevik on, ma arvan, see on iga inimese enda otsustada. Mina vaatan, see on jälle see, et nii palju eri dimensioone, kust vaadata, et ma elan maal ja ma ei taha, et mul Estonia teater oleks 10 minutit elutuskäigu kaugusel või kui ma elan Kalamajas, et siis ma ei taha, et ma poole tunniga või 20 minutiga jooks rappa kuskil, et sul teatud iseärasus jääb pigem elukvaliteedi näiteks, kui me mõtleme nagu jällegi seda majanduslikku toimimist ja kust Eesti inimesed peaksid oma sissetulekut saama, et loomulikult kohalik majandus, mis on suuresti täna juba laiali jagatud ja ma ei tea, kohalik pangandus ja ehitussektorid ja kõik muud, et see on nagu suhteliselt kapital on nagu paika loksunud juba. Et ainuke viis, kuidas nagu Eestisse rikkust juurde tuua on läbi rahvusvahelise välisturgud, eks ole, mida me suudame müüa, oma teadmist, lähme ringiga digitaalse ühiskonna juurde tagasi ja need inimesed, kes tegelikult väliskapitali suudavad Eestisse kaasata ja selle arvelt ka kohalikku elu edendada, on see maksutulu ja kohalikud ma ei tea, abitöölised, ehitajad, kõik muud, kes raha saavad, see raha tuleb väljast, eks ole. Ehk siis tegelikult minu elu kvaliteedi määrab see, et kui kaugel on lennuühendus, lennujaam, vahet pole, kas ma olen linnas või olen maal ja teiseks interneti kvaliteet, kas mul tuleb korralik valguskaabel tuleb mul koju või ei tule, et kas mu videokõne hakib, kui ma räägin oma investoritega või ei haki, eks ole. Jällegi, et see ei ole maa ja linna küsimus, see, et kas mul on ligipääs sellele või ei ole, eks ole. Et see, kui ma tahan kiiresti rappa jõuda matkale, loomulikult ma olen maal. Ja teine siuke huvitav dimensioon, mida me mõtleme, on see, et selles samas, kui te loete seda krattide ja marakrattide Eestit, et siis selles kirjelduses on see maal kvaliteetne elamine nagu siuke luksuskaup või see on mingi rikkurite lõbu ja need, kes ei ole rikkurid, nendel on maal kehva elada. Aga jällegi ma hakkasin mõtlema selle peale, et võtame Lasnamäe elanikkond, võib-olla tuleb siuke stereotüüpne pilt silmad ette, aga inimesed, kes tahaksid ka sealt suveks 3 kuuks maal elama minna, nad ei jõua võib-olla villat ehitada või osta. Aga võtame, ma ei tea, Karksi-Nuia teises Eesti otsas, mis on Eesti-aegne asul, aga vana kolhoosiaegne asul ja see on tühjad korterid, väga odavad kinnisvararinnad, väga ilus loodus ümberringi. Et Lasnamäe inimesele Karksi-Nuia korter osta, kus ta suve saab veeta. Jällegi see on ka nii-öelda elu maal Tallinnast tulles bussiühendus töötab. Et me ei pea mõtlema ainult sellises nagu kitsas võtmes, et kes elab mõisas ja kes ei ela mõisas, eks ole. Et on ka sellised vahepealsed üleminekuid. Ja jällegi, et see 2 kohas elamine on järjest kättesaadavam tänu sellele, et osa Eestist vajubki tühjaks, aga selle tõttu tänu sellele kinnisvarinnad lähevad alla ja on nõudlust ja vajadust, et tuleks sinna uusi inimesi, kes muidu ei tuleks sinna võib-olla, eks ole. See oleks äge, aga ma ei tea, kas ma usun sellesse, et ma arvan, et see pilt on palju mitmekihilisem. Et oletagem, et Tallinn-Helsingi tunnel saab valmis, linn toimub kaksiklinnana maailmas, üks suurem linn, natuke suurem linn rohkem. Ja selles linnas võib elada igat moodi. Võib elada maal ka igat moodi. Võib elada väga isoleerituna, väga segregeerituna, väga vaeselt, väga rikkalt, väga ühendatult, väga isoleeritult. Ja ma kardan, et see pilt on pigem see, et nii linnasiseselt on erisused hästi suured kui ka maasiseselt. Et me ei oska seda päris ette veel näha, et kelle käes on maa, mis ta sellega teeb. Kas ma elan maal ja minu jaoks on ainult see nagu väga lähikeskkond ja väike krunt tähtis ja ülejäänu on siis, ma ei tea, päiksepargi põld või kelle käes see maa on nagu pikaajaliseks investeeringuks, et äkki kliima kunagi muutub nii, et läheb hinda või et see võib olla palju kirjum see pilt.
ma arvan, et me näeme paralleelselt kõiki protsesse, rikkust ja vaesust linnas ja maal. Ma olen sellega väga nõus, et see pilt kindlasti ongi väga kirju ja mõjutatud mingitest arengutest, mida ükski prognoos ei saa ette näha, sest et need arengud saavad olema lihtsalt väga ootamatud, äkilised. Aga kui ma mõtlen nüüd sellesama viimase poole aasta peale, siis muuhulgas see vajadus inimestel, kes on sunnitud või on ise valinud oma elu elamise linnas, vajadus just nimelt nende samade ennast nagu enda laadimise kohtade järgi, rohealade järgi, loogiliselt seotud selliste õudse sõnaga rekreatiivalade järgi. Et see ainult kasvab. Selles mõttes linnastumine mitte ei kahanda vajadust selliste kohtade järgi, kus jalutamas käia, jooksmas käia, siis kui sa kogu ülejäänud päeva oled internetis pidanud Zoomi koosolekuid ja tegelenud digiõppega. Ja see on kindlasti jälle üks asi, kui me tuleme jälle ringiga tagasi selle juurde, et kuidas me kujundame seda ruumi teades, et inimesed tahavad elada linnas ja on kolinud väga palju linnadesse ja tõenäoliselt jätkavad linnas elamist. Ja see omakorda mõjutab elukvaliteeti väga, väga otseselt. Ma ütlen ausalt, et mina selle eriolukorra ajal, ma jooksen muidu ka hommikuti, aga ma ei ole kogu oma karjääri jooksul näinud nii palju inimesi sporti tegemas väljas kui praegu. See näitab seda, et kui inimesed on sunnitud ja surutud muidu kinnisesse ruumi, siis nad otsivad seda võimalust sealt välja tulla. Nad tahavad käia ja jalutada ja joosta. Ja see iseenesest ju, see on jälle asi, mida tuleb arvesse võtta planeerimise puhul samamoodi. Ja stsenaariumitest, kui siin üks stsenaarium on 1 tunni Eesti, eks ole, et mis muuhulgas tähendab, et siis tunni kaugusel on väga palju või olulisemad teenused kõik oleksid kättesaadavad, siis võib-olla selle ala üks stsenaarium võiks olla 15 minuti linn. Et meie linnade suurust jälle arvestades, nad ei ole siin, ma ei tea, suurte Pakistani linnadega võrreldavad või suurte megalinnadega, kus on 20 ja pluss miljonit inimest. See, et sul, kus iganes sa seal linnas parasjagu elad, sul 15 minuti kaugusel ja ma arvan, et see võiks olla 15 minuti jalutuskäigu kaugusel või jalgrattasõidu kaugusel, on kõik need teenused, mida sa vajad. Et selle planeerimise puhul ka seda arvesse võtta, et sa ei pea käima ühest linna otsast teise linna otsa tund-poolteist, tekitama veel liikluses probleeme, vaid et sa saaks need oma teenused sealt suhteliselt lähedalt kätte. Jälle planeerimise asi teades, et inimesed tahavad elada linnas. Ja sellel on selline ilus nimi nagu lühikeste teede linn. Et see ei pea olema ilmtingimata jah, et kõik teenused, aga mõned asjad nagu, no ei pea rulluiskusid auto peale panema, sõitma 1,5 tundi ja siis rulluisutama, eks ju. Või mõned muud näited. Et on üht-teist, mida sa tõesti võiks saada 15 minuti raadiuses jalgsi nii töökoha lähedal kui siis kodu lähedal ära teha. Aga samas jälle julgustan ka laiemalt mõtlema või ütleme seesama, et ütleme, kui meil ongi 15 minuti linn ja seal on koha peal kõik ägedad asjad olemas, et siis tegelikult inimene ikka kipub, ka linnainimene kipub maale loodusesse, eks ole. Et seesama viimase poole aasta kogemuse peale mõeldes, et kui linna inimesed läksid lastega õue ja siis, et lapsed tahtsid mängida, oli parkla või laste mängupark oli lintidega ümber piiratud, et kus nad siis läksid, eks ole. Või see, et kui Viru raba oli meeletult ülekoormatud kogu aeg matkajate poolt, eks ole, see näitas seda, et inimesed tahavad tulla linnast maale, aga see näitaski seda ka, et kui vähe neid kohti on, kuhu minna, eks ole. Et võtame seesama Tallinnast või ka Tartust, ütleme 1,5 tunni sõiduraadius, millega üldse sinna sõita saab, rongiga saab vahest mingitesse kohtadesse, eks ole, mis seal on RMK rajad. Ja siis on tühja maad ja siis võib-olla mingi kohalik omavalitsus on midagi investeerinud, eks ole. Tallinna ümber sama Neeme küla, tohutult ilusad rannad, kohad, kas ratastooliga on võimalik minna sinna, kas seal on puhke- ja rekreatsioonialad, eks ole. Kas see on kohaliku valla enda asi seda ajada või suudame nagu riiklikult natuke tagant aidata seda ka või on kõik RMK ja muud mitte midagi, eks ole, Eestis. Et see, et linnainimeste elu oleks parem, on ka vaja sinna sama linnast väljapoole investeerida elukeskkonda, ütleme siuke puhke ja hobide aladesse, et võib-olla see tagabki selle, et ei olegi vaja kõigil kolida maale, eks ole, või kõigil ei ole vaja püsida linnas, vaid on siuke hübriid, et sealt riik annab hästi palju ilmselt juurde teha veel sealt.
jah, et mulle meeldib ka see või mõte, et iseenesest hästi palju tahtsid metsa tagasi minna, aga nende, ütleme, RMK kohtadega võib-olla ongi see, et nad on kuidagi nii valmis toode tehtud, et kui linnainimene läheb segaseks, et siis ta ainult sinna oskabki minna. Et iseenesest ajalooliselt või kultuuripärandi poolest on, ütleme, iga talukoha taga olnud mingi allikakoht, väike roodusrada või püha kivi, mille juures on käidud või oldud. Et selles mõttes ma arvan, et küll see üks hetk tuleb see teadmine tagasi või selline arusaam, et seda loodust on meil siin igal pool ja mida me saame nautida. Ja minu see näide jooksmise kohta ei olnud Viru rabast, seal on joosta isegi natuke nadi, aga linnast. Et linna vähegi need kohad, kus mõni puu ikkagi oli ja alati ei olnudki isegi puud, oli lihtsalt kergliiklustee. Olid sportijaid, käijaid, jooksjaid tõesti täis hommikuti. Ja Tallinnas muide jällegi viimaste aastakümnete võib-olla arengust rääkides, siis Tallinnas on endiselt niimoodi, et parkimisplatside ja autoteede all on oluliselt rohkem, minu arust isegi poole rohkem oli see number, maa-ala kinni kui puhtalt jalakäijatele mõeldud liikumisvõimaluste ja jalgratturitele mõeldud liikumisvõimaluste puhul. Ei peaks olema nii, kui me teame arvestada sellega, et inimesed tahaks liikuda, kui neil see võimalus on. Et mul tundub, et see koroonaaeg näitaski seda, et tegelikult inimesed sisemiselt tahaks seal loodus natuke joosta ja rekreatsiooniga tegeleda. Et see on, ma arvan, oluline selline, ütleme, küsitlus või arusaam üldse sellest elanikust üldse. Ega me vist seda inimesest ära ei mudelda, mida ta tulevikus tahab. Et see on ikka nii, et maainimene tuleb vahepeal teatrisse ja sina, Mark, rääkisid täpselt mõnusat maainimese juttu, et sul on need samad väärtused siin talu taga ka, aga kõik seda ei tea. Et ta läheb sinna, kuhu mobiiltelefon ütleb. Ja et elu on elamuspõhine, et tahad erinevaid kogemusi ja otsid selle kõik Eesti pealt kokku. Ma arvan, kui koroona on meil paar aastat veel, küll igaüks leiab oma talu taga ka oma püha koha, mille juures käia. Aga ma ikkagi seda elustiilide paljusust ärgitan aru saama, et me ei tohi ühtegi teha, ühtegi neist stigmatiseerida ega ühtegi neist öelda, et on peavool. Et kui me tuleme Lasnamäe, Õismäe juurde, siis tegelikult kui me midagi elustiilidest ütleme, et see nüüd on see, mida me aitame ja planeerime ja teise asja unustame ära. Et näiteks ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et suurte kortermaja piirkondade elanikest circa seal 20-25% võib olla mingi seos suvila daatšaga, aga mitte kõigil. Ja samal ajal, kui sa vaatad seda ruumistruktuuri, siis see ei ole üldse nii tihe. Et seal on väga palju vaba ruumi, mida annab väga heaks avalikuks ruumiks planeerida. Ja kui keegi tahab elada nii, et ma elan linnaliselt ja korteris, joosta seal oma kodu lähedal avalikus ruumis, mul on rohkem aega ja raha võib-olla reisida, siis maailmas, kui kunagi jälle saab, siis nii võib ka elada. Et ei pea elama linnas ja maal. Just, et see ei peaks olema ka nii, et linna inimese jaoks eeldus tal loodusesse minna on see, et ta peab minema linnast ära. Ei pea. Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn, kui me räägime nüüd sellest stsenaariumist, mida ma kaitsma pean, need 3 linna, et need pakuvad küll ja veel võimalusi selleks, et arendada välja väga mõistlikku loodust linnas ka. Ja üks näide veel, mida ka teised maailmalinnad võib-olla andnud on see, et sellest ei piisa, kui on sellised, on küll palju, aga üksikuid ja väikseid rohelisi tükke või laike. Et inimestel peab olema, nii nagu on Central Park, eks ole, et sul peab olema ka vähemalt üks selline suur loodus, kuhu sa lähed, mis ongi sul, on ka metsikut, nii palju kui linnas metsikut olla saab. Ja et sa ei pea sõitma Viru rappa, vaid et sa saad selle seal kätte oma ikkagi elukohale üsna lähedal. Mul on võib-olla imelik siin olla, et iseenesest arhitektid ja planeerijad on 60 aastat justkui püüdnud neid rohealasi, avaliku ruumi, linnaruumi tuua või alevikesse ja nüüd kõik räägivad, et nad tahavadki seda, et natuke šokis olen, aga et me oleme püüdnud alati ühiskonda veenda, et see on see õige tee, aga ma saan aru, et nüüd on kõik aru saanud sellest, vähemalt ma loodan nii. No on, minnes nüüd ajas tagasi, minul oli Tallinna täitevvõimu juures võimalus linnaosa vanemana toimetada ja juba ammu, ma ei julge isegi öelda, kui ammu,
2003. aastal, eks ole. Ja siis me alustasime tegelikult planeerimise puhul Tallinnas seda, et ei oleks enam sellist nagu üksikute väikeste tükkidena planeerimist, mis noh, võib olla ju isegi tore, kui sa vaatad, ma ei tea, 3 maja korraga, tundub, et jube suure ala lahendad ära. Aga tegelikult oluline on vaadata vähemalt asumite või siis tervite suurte alade planeeringuid korraga. Siis oli see tohutu nagu ootamatu kuidagi nagu areng, et kogu aeg on saanud planeerida nii, et tuleb üks krundiomanik, kes tahab Tallinna südalinnas ühte oma seda kõrghoonet sinna ja tal on jumala ükskõik, kas seal läheduses tuleb 2 lasteaeda, kas seal on esimesed korrused jäetud avatud ruumiks, kus saab, ma ei tea, alates kohvikutest lõpetades, noh, mis iganes avaliku ruumi kasutuse funktsiooniga ruume või mitte. Aga kui seda ala vaadata tervikuna, siis on seda võimalik kõike planeerida ja siis on võimalik vaadata ka seda sama rohealade omavahel haakuvust. Et ei oleks nii, et on jooksurada või jalgrattarada, mis põmm lõpeb ühel hetkel ära, sest et rada saab lihtsalt keset ei kuskil otsa, sest et ei ole terviklikult lahendatud, ei ole terviklikult planeeritud. Nii et jumala eest ma ei tahtnud seda kuidagi nagu öelda, et arhitektid on midagi valesti planeerinud või midagi sellist. See ikkagi on otsustajate küsimus ja suutlikkus vaadata, suumida natuke kaugemale ja vaadata seda pilti tervikuna, mitte jupi kaupa ja väikeste ja üksikute kinnistute kaupa. Ja ei, lihtsalt positiivne on kuulda, et kogu ühiskond soovib seda väikseid puslesi kokku panna ja lõpuks seda linna ja kogu meie, ütleme, Eestimaad näha tervikuna. Et nagu siin ka vahepeal räägiti, et ei taha nagu maal elades Estonia teatrisse jõua 30 minutiga. Tegelikult see Kehra näide Kehra näide on see just, kus on rongiühendus olemas. 30 minutiga vist saab Balti jaama, 20 minutiga saab Ülemiste City'sse ehk lennujaama põhimõtteliselt ja võrrelda näiteks Lasnamäega, mis on võib-olla näiteks ühistransporti poolest natuke ajas toppama jäänud. Sealt on vist see sõit kuskil 40 minutit Ülemiste City'sse, et selles mõttes siin ongi see näide, et hästi planeeritud maaline või linnaline keskkonnas on võimalik igast asja teha hästi. Lasnamäegi mitu korda läbi käinud, siis Lasnamäe on selles mõttes jälle üks nagu ilmekas näide sellest, kuidas, kui sa korra kanalis sees oled Lasnamäel, sa jõuad linna väga kiiresti ja seda kogu aeg kasutatakse näitena, et mis te räägite, et Lasnamäel on selle ühistranspordiga mingeid probleeme. Jube kiiresti mööda kanalit jõuate 7 minutiga sõltuvalt, kus te alustate parasjagu või 10 minutiga linna. Aga inimesed ei ela ju kanali ääres kõik, et selles mõttes jällegi üks hea näide, kus võiks tuleviku peale mõeldes saada täielikult nagu mudel linnaosa sellest, kuidas kaasaegne transpordilahendus, paindlik transpordilahendus, säästlik transpordilahendus arvestaks inimeste nagu päris elukohti ja päris vajadusi ja seoks need omavahel kokku selle kiirtranspordiga siis sealt kanalist otse linna. Et ega need inimesed ju kuskil ei kao sealt, et see vajadus ei ole väiksem, ma ei tea, 10 aasta pärast või 15 aasta pärast see püsib. Ja noh, mina arvan, et kui me oleme Eestis nagu kõikide uuenduslike asjade puhul üldiselt olnud hästi nagu sellised head näited, siis seesama linnalise liikuvuse ja transpordilahenduste viimine täiesti teisele tasandile, nii et meid hakataks hindama nagu mudelpiirkonnana, seda igal juhul tuleks teha. Ja lisaks, noh, mitte sellepärast, et see oleks tore teistele näidata, kes väljast vaatama tulevad, vaid sellepärast, et me oma inimestel oleks ikkagi nagu mugavam toimetada seal, kus nad oma elukoha valinud on. Ma liiguks nüüd viimase teema juurde enne hääletust, mis on siis identiteedi teema. Ja see identiteedi teema tegelikult lähtub sellest, et kui meil on igalt poolt väga hea ligipääs maailma. Kui meil on igal pool väga kiire raudtee, otseühendus lennujaamaga, veel kiirem internet, siis kuidas säilitada neid kohalikke eripärasid sellises globaliseeruvas maailmas. Ja see ei ole võib-olla ainult tehnoloogia küsimus nagu raudtee või interneti osas, vaid see on ka seesama kahanemise küsimus, et meil on väga palju piirkondi, kus need viimased nii-öelda kultuurikandjad kaovadki ära. Ja kuidas see kohalik kultuuripärand siis seal edasi kestab. Ja see teemapüstitus tuli ka väga palju siis Margi stsenaariumist sellest 1 tunni Eestist, kus me ka ettevalmistavalt arutasime, et kas kõik kohad üldse tahavad, et neid ühendataks sellesse kiiresse võrgustikku või võib-olla ongi osadel kohtadel parem, kui nad saavad ise
edasi eksisteerida, ilma et neid keegi tahaks ühendada ja nad ise ei taha ka ühenduda just sellepärast, et olla edasi kultuurikandja. Nii et viimase teemana ma palun võib-olla seda ka natukene teil peegeldada. Et võib-olla nii palju jah, et Statistikaametis on ka väga selgesti näha, et näiteks murdekeeled on Lõuna-Eestis ja saartel siis väga hästi säilinud või selline mitmekesisus on säilinud. Samamoodi looduslikud sellised eripärad, kultuuripärand on just nendes kohtades, mis on sellises segatud või läbivast, ütleme, alast Kesk-Eestist ja nii edasi natuke kaugemal. Et see on see väärtus, mida tasuks hoida. Et planeerimise mõttes ma arvan on oluline, et kui me räägime siin sellistest progressist või ühistranspordist ja nii edasi, et me paralleelselt ka kogu aeg hoiaks tähelepanu sellele kultuuripärandile ja suudaks seda kuidagi kirjeldada. Ehk siis kui me suudame selle ära kirjeldada, siis me suudame seda ka planeerida, hoida tulevikus. Jah, see on, kuna mul endal on ka pooled esivanemad saarlased, siis ma olen eluaeg mandri peal elanud aga ma ikkagi hingelt ja ütleme päritolult pean ennast saarlaseks. Ja ma olen hästi palju mõelnud selle sama teema peale, et kui palju või kui vähe seal Saaremaal või Setumaal või Kihnus peaks inimesi elama selleks, et see identiteet nüüd ära kaoks, et kus see kriitiline piir on. Aga ma olen ikkagi jõudnud selleni, et mida, sa küll ütlesid, et me ei tohiks tehnoloogiast ja ühendustest rääkida, eks ole, aga mida paremini on need piirkonnad ühendatud muu maailmaga, seda lihtsam on ka tegelikult nendel sealt pärit inimestel tagasi minna või uutel inimestel sinna minna. Juba kistu sama Saaremaa näide, et ka Soome pered, kes kolivad Saaremaal elama, nad absorbeeritakse selle ära ja nad muutuvad ise saarlasteks niimoodi kultuuriliselt ja mõtlemiselt, isegi ka kõneliselt. Okei, saarlased ise saavad aru, et see on mingi jama, aga mandri pealt kuulates, et Soome saarlased räägivadki õiget. Samamoodi Prangli saar Tallinna külje all, saareline kultuur juba väike, aga hästi palju inimesi on seal, kes käivad suvitavad. Seal on täiesti siuke nagu kohalikud vanad põlvkonnade kalamehed ja siis on uued inimesed, kes käivad seal oma kaatritega ja see kuidagi see kultuur areneb edasi. Aga jällegi see areneb tänu sellele edasi, et sinna on ligipääs, seal on elekter, seal on internet, inimesed saavad sisse välja käia ja nad ei lahjenda seda, vaid pigem nagu rikastavad või viivad edasi. Et loomulikult me ei saa jääda sinna, kus me esivanemad 100 või 200 aastat tagasi olid, et nagu Vabaõhumuuseumisse, aga see keele püsimine, aga see on see koht, kus riik hästi palju saab kaasa aidata. On need Vikerraadio, need mulgikeeletunnid või minutid ja võru keele minutid ja tunnid ja saare keele ja need sellised asjad nagu aitavad kaasa. Aga inimesi ei saa või maksa isolatsioonis hoida kuskil seal koha peal kinni, et sellega see asi 20 aasta pärast ikkagi sureb päriselt välja. Et selline integreeritud kultuur edasviimine, see tegelikult toimib järjest jõulisemalt minu meelest. Kindlasti peab kogukonna käest küsima, mis ta tahab. Et mina arvan, et ühendatus annab valiku. Et kui see ühendatus on olemas ja siis annab sulle valiku, mis sa teed. Mina olen pool Setu ja pool Võrukene ja elan Tartus ja ma ütleks, et see on küll tegur, miks ma tahan olla oma elus lastega seotud Võrumaaga ja niipidine ühendatus on samamoodi tähtis. Ja nii palju, kui ma tean seda sfääri, siis tegelikult seda kultuuri kandmist Võrumaal, Setumaal, Mulgimaal, Saaremaal kannavad ikkagi haritud inimesed ja see teistmoodi ei säilikski tänapäeval enam. Et see on ikkagi selline teadlik valik. Aga see on muidugi see maa identiteet ja maa eripära, aga me võime siin ka mingid teisi identiteedi teemasid lahata nagu näiteks, et kes need inimesed on, kes tulevad Eestisse. Et ma ei tea, kas ma tahan seda teemat avada, aga selles mõttes, et kui me praegusi rändetrende vaatame, siis venekeelsestest riikidest on väga lihtne Eestisse tulla. Ja see on jällegi nagu teema, et missuguse keskkonda siis inimesed sulanduvad eestikeelsesse või venekeelsesse, et meil on kahjuks pakkuda tulijatele nagu ainult selline paralleelühiskond praegu. Et see on nagu meie enda avatuse küsimus, ja võib-olla ka meie enda muutumise küsimus, aga ka, et mis keskkonda me siis pakume tulijatele. Selle koha pealt ma tegelikult
meil täiesti on olemas ka inglisekeelne keskkond, et see on küll väiksem, aga ka mitmed on Skype'i või Transferwise'i või vanad kolleegid, kes 10 aastat on Eestis elanud, neil ei ole põhjust olnud eesti keelt õppima hakata, sellepärast et kogu ühiskond toimib ka nende jaoks inglisekeelsena, et see tegelikult see on ka okei, Saaremaal või Setumaal võib-olla oleks raskem natuke, aga Tallinnas või Tartus või Pärnus on see täiesti igapäevaelu osa tegelikult. 1 aasta varasem inimarengu aruanne käsitles segregatsiooni muuhulgas ja seal see pilt tegelikult muidugi linnadest, ühiskonnast on kaunis kurb Eestis. Selles mõttes, kuidas meie haridussüsteem praegu kahjuks hoiab seda segregatsiooni ringi üsna elujõulisena. Aga nähes, et vihma on hakanud sadama, siis väga lühidalt selle küsimuse juurde tulles, et ma olen nõus sellega, et minu meelest me ei saa ju otsustada inimeste eest, et kas nad peaks püsima ilma ühendusteta ja püsima täpselt selles ruumis, mis küll on nagu selline autentne, aga kus nende väga mitmed mugavused ja areng on puudu, et see ikkagi saab olla nagu inimeste enda otsus. Kui nad otsustavad, et nad tahavad sellisel kombel hoida ja arendada, siis seda tuleb toetada. Aga kuidagi nagu vägisi või jõuga hoida kedagi mingisuguses suletud ringis ja lõksus, seda kindlasti ma arvan, et teha ei saa ja ma õnneks loodan, et seda ka keegi teha ei taha. Sama Saaremaa peale tagasi mõelda selle teemat jätkates, et jube kurb on vaadata ka oma suguvõsast mitmed tublid saare naised kõige ehedamas mõttes, kes on läinud Inglismaale või Norras lapsi hoidma või koduabilisteks või lihtsamate tööde peale selleks, et mõistlikult ära elada. Et mis ongi viinud selle samani, et kohalik kogukond on liiga väike, võib-olla ikka mitte füüsiliselt, aga sama see ühendused nagu sa ütlesid, et see valiku koht, kui ühendused on head, see on valiku koht, kas ma tahan minna või ei taha, et kui saaks iga päev Tallinnas Saaremaalt tööl käia, et võib-olla siis ei peaks Norrasse ära minema ja ainult kord aastas tulema, vaid saaks iga nädalavahetus kodus käia. Ja see toob tagasi jälle selle juurde, et inimesed valivad oma elukohaks selle koha, mis on lahe ja mõnus praeguselt järjest rohkem ja jälle ma hüppan korraks sellesse eelmisesse paneeli, Ida-Virumaa paneeli, et umbes aasta aega tagasi, see oli eelmise aasta sügisel, oli Ida-Virumaal siis Ida-Virumaa arenguseminar, kus muuhulgas küsiti kohalikelt inimestelt, et nagu piltlikult öeldes, et kui teil oleks siin nagu 100 miljonit, võib-olla oli see summa suurem, mingi piiramatu kogus raha investeerida, kuhu te seda investeeriksite, kas te laiendaksite põlevkivitööstust, kas te teeksite head transpordiühendused ülejäänud riigiga ja veel hulk loetelusid oli. Põlevkivi nende enda kohalike juhtide inimeste arvates oli kõige viimane, kuhu Ida-Viru enda inimesed tahtsid investeerida ja kui ma nüüd ei eksi, siis ma ei mäleta neid protsente täpselt. Esimene oli just nimelt need kiired ühendused, et oleks võimalik käia tööl, aga elada seal, kus nad on oma elu sisse seadnud. Et see veel kord näitab seda, et kui inimesel on elada see ruum, see keskkond, kus nad toimetavad, seal on teenused ja tal on seal elada hea, siis ta eelistab seda igal juhul. Ma nii palju lisaks, et ma arvan, et selline kiirühendatus või ühistransport või avaliku ruumi kättesaadavus ei tohiks nagu olla vastandik selle kultuuripärandi, kuigi ta nüüd hetkel veel ajalooliselt justkui on olnud nagu need Lõuna-Eesti ja Saaremaa näited. Et võib-olla lihtsalt planeerimise mõttes oleks oluline, et me prioriteet 1 on see kultuuripärand ja sealt edasi me hakkame arendama või kultiveerima siis uusi arengusuundi, et kas see on siis kiirühendus või midagi muud. Et ma arvan, kui me suudame fikseerida, mis on oluline või näiteks mulle meeldis või ma jäin mõtlema see Rail Balticu osas, et see selline sirge joon tõmmati ümber üle Eesti on ju, et isest kui ma oleks ühe jõnksu ümber sellise väärtusliku puu teinud, et siis ütleme žest oleks aastatuhandeteks ju fikseeritud ja see põhiline kultuuripärand, mida eestlased tegelikult esindavad või vähemalt püüavad või mõtlevad seda viisi suuresti, on see looduslik selline hingestatud olemine. Nii, me teeme nüüd väikese hääletamispausi. Siin on küll vihm organiseerinud inimesed ise juba
postrite juurde. Minu arust on tekkinud linnalised piirkonnad meil siin telkide all. Linnalised piirkonnad, aga ma ei tea, kas see ka tegelikult on see juhuslik või see esindabki teie arvamust. Nii et me siis, kui teil on teie lapatsid olemas, kellel on, siis saab veel seda otsida. Ja saab ka oma meelsust näidata, kuigi me siin niimoodi väga täpset statistilist ülevaadet teile ei saa kokku lugeda täna. Aga nii, hakkame siis pihta selles samas järjekorras, kuidas teile ka stsenaariumeid tutvustati. Ehk siis Keidi tutvustatud stsenaarium Vabatahtlikult linnadesse sunnitud Eesti, roheline värv, kui see on teie eelistatud stsenaarium, kollane, kui see on selline okei, kõlbab küll stsenaarium ja punane, kui see on selline tulevik, mida te kindlasti ei soovi. Nii. Hääletuse aeg. Seal meil on punased, mõned kollased. Nii, kollaseid on seal päris palju ja ka punaseid ja veel punaseid. Nii et... Aitäh, nõus. Suhteliselt selge arvamus. Nii, siis on meil järgmisena Margi tutvustatud 1 tunni Eesti, mille poster asub siis seal. Kuidas teile 1 tunni Eesti tundub? Nii, päris palju rohelist on postri lähedalt tulemas, aga ka punast on seal näha. Nii, seal on rohelised, seal on peamiselt rohelised, mõned kollased ja veel rohelisi. No ütleks nii, et roheline, aga ka on päris palju kollast ja punast, nii et mitte väga selge suund 1 tunni Eesti poole, aga mõningal määral siiski. Nii, Taavi ja krattide ja marakrattide maa, mille poster meil asub seal, kõrgtehnoloogia, aga samal ajal küllaltki kihistunud Eesti. Nii, punane. Seal on igasugused toonid, aga domineerib punane, kollane, punane, aga ka mõned rohelised, kollane ja ütleks niimoodi, et suhteliselt segane lugu nagu see stsenaarium ka ise. Et suhteliselt kihistunud on ka arvamused selles osas, et kas see on hea, halb või keskmine. Ja viimaseks siis Kadri esindatud isemajandav Eesti. Palun hääletada, kus on siis elu rohkem maal kui linnas ja kogukonnad ise organiseerivad seda. Nii, kollased, rohelised, aga päris palju rohelist, siiski ka mõned punased. Kollased, rohelised ja kollased, rohelised. Nii. Aga ma ütleks, et nagu selle stsenaariumite mõttega on siis väga selget võitjat meil välja ei kujunenud, et kindlasti on paar stsenaariumit, mis meil on eelistatud nagu isemajandav Eesti, 1 tunni Eesti, siis siuksed väga vastandlikumad, eks ju, mis on kratid ja marakratid ja ka Vabatahtlikult linnadesse sunnitud Eesti. Aga tundub, et debatt peaks veel nagu jätkuma, et kui meil täna siin aeg saab otsa, siis saate seda jätkata kodudes ja järgmistel üritustel. Aga nüüd kiired kokkuvõtted siis selles osas, et meie paneelis osalejad saavad siis ka öelda lõpuks välja selle, et mis nad ise nendest stsenaariumitest arvavad, ehk siis milline on nende eelistatud stsenaarium ja mida nad arvavad, et selle stsenaariumini jõudmiseks peaks siis tegema esmajärgus. Ja ma mitte ilma asjata ei öelnud selle aitähi siia vahele, kui ma seda esimese stsenaariumi hääletustulemust nägin, et ma arvan, et kui see päriselt nii läheks, et meil 2050-35 aastaks kogu elu on koondunud 3 linnas, see oleks päris kehv stsenaarium. Ja ma olles realist, siis ma arvan, et iseenesest üsna mõistlik stsenaarium ja ka ehk tõenäoline võiks olla seesama 1 tunni Eesti, kus on nii linnade arengu peale mõeldud ja proovitud leida nendes linnades sellist siis nagu arengumustrit, mis ei muudaks need selliseks asfaltkõrbeks, vaid kus oleks ka linnas mõnus elada.
aga mis võimaldaks just nimelt nendel samadel erinäolistel piirkondadel väljaspool linnu heade ühenduste tõttu elujõuliselt eksisteerida. Et mu enda eelistus kaldub siia 1 tunni hästi ühendatud Eestisse, lootes ja arvestades, et see looduskeskkond nendes linnades saab hästi hoitud ja arendatud. Mina olen samamoodi 1 tunni Eesti poolt ja ka võib-olla oluline on see, et kui me siin enamus või suur osa tõesti tahame kergliiklusteid, rohetaristut ja avalikku ruumi, et seda ka välja öelda, et tegelikult linnad, vallad ja nii edasi kõik hirmsasti planeerivad tänasel päeval ja järgmisel päeval ja nii edasi. Aga kui sellist avalikku arvamust ei jäägi kõlama, siis need otsused tehakse pahatihti nagu suhteliselt halvad, et kui tänast sellist eelarvelist tasakaalu vaadata, siis see, mis läheb ühistransporti, kergliiklusesse või rohevõrgustikku, et see on mõni protsent kogu sellisest suuremast eelarvest, mis paljuski läheb suurtematesse taristuprojektidesse ja paljudesse muudesse imelikesse kohtadesse. Mul nimeliselt endiselt meeldib see krattide ja marakrattide Eesti endiselt kõige rohkem, et seda nutikust ja lasterohkust, aga stsenaariumite endi sisse vaadates tegelikult see isemajandav Eesti oleks ilmselt kõige vahvam, et see 1 tunni Eesti nagu mingis mõttes kattub sellega ka, aga me ei peaks endale eesmärgiks võtma seda, et kõik kohad on omavahel nagu võrguga ühendatud, vaid ka, et koha peal oleks nagu mõnus elada, et sama see Keila näide, mis ma tõin, et Keilast saab küll Tallinnasse ka hästi, aga Keila ise on nii äge koht, et mis sealt ikka Tallinnasse ronid, eks ole. Ja samamoodi Tartu külje all Elva, eks ole, mis on super äge koht, kus elada ja olla. Et see elu on koha peal nii ägedaks tehtud, et sul ei ole vaja tegelikult seda võrgustikku 1 tunniga kuskil jõuda, välja arvatud lennujaama, kui sedagi, eks ole, tänapäeval. Ja et see, aga sama selles on ka kõige raskemini teostatav ilmselt, kuna see kogukonna põhimõtete väärtuste omaks võtmine, see ikkagi väga väiksel ühiskonnagrupil on selline hipilik community mõtlemine, seda on, aga seda on päris palju on vaja vaeva näha, et seda kasvatada, levitada. Mina arvan, et ilma suure vaevata on üsna tõenäoline see, et Eestis on 3 keskust, Tallinn, Tartu ja kui raudtee teostub, siis ka Pärnu, mis on selles mõttes ju tore, et üks regionaalne keskus tekib tugevam juurde. Ja kõige lihtsamini teostatav veidi positiivsem stsenaarium oleks ilmselt 1 tunni Eesti. Lihtsalt, et need suuremad keskused oleks ka väikeste keskustega ühendatud. Aga püüda võiks selle poole, et maalisusele ja linnalisusele ja eestlinnalisusele ja kõikidele nendele alaliikidele rohkem sisu anda. Et see valik, mis väikses Eestis on, et neid elukeskkondade mitmekesisus on niivõrd suur, et see säiliks. Sest see on tegelikult hea. Nii, aga ma tänan kõiki paneelis osalejaid teie julguse eest seda stsenaariumi esindada, sest see ei olnud alati lihtne. Nagu te ka siin ise tähele panite, siis alati see eelistus ja roll olid 2 eri asja. Nii et ma tänan teid väga neid mõtteid jagamast. Ma tänan Eesti Koostöökogu korraldamast. Ma tänan ka Eesti 2035 ala korraldajaid ja väga tänan ka publikut siin koha peal. Te olete suurepärased, kuigi meil on siin nii päikest kui vihma ja kindlasti on see kuulamist ja tähelepanu raskendanud. Ja ma tänan ja tänan ka kõiki online kuulajaid, kes meil siin samamoodi meie diskussiooni on jälginud. Nii et suur tänu ja ma loodan, et te viite need stsenaariumi mõtted ja arutelu oma elukeskkondadesse laiali, sest selleks need stsenaariumid olidki koostatud. Aitäh kutsumast.